Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina Veiko Arumäe. Me räägime edasi uuest loodust. Ja täna me hakkame tegelema sellise teemaga, mille pealkirjaks on Unusta oma minevik. Nüüd sellise teemaga on tegelikult päris paljudel, isegi ka kristlastel probleeme, on see, et inimestel meeldib rääkida sellest, mis kunagi on toimunud ja mis kunagi on sündinud ja midagi just seda negatiivset külge, midagi ebaõnnestumist või midagi, mis ma valesti olen teinud või valesti elanud. Nüüd me peame aru saama kristlasena, et tegelikult Jumal on meile andeks andnud ja on ka asjad unustanud. Ja meil pole ka põhjust neidest asjadest kogu aeg uuesti rääkida. Ja 2. Korintlastele 5.17, mis on üks meie põhikirja kohti olnud, ütleb niimoodi. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Nüüd ta ütleb, mulle meeldib see väljend, et vana on möödunud. Seda, et see ja uus on tekkinud, see on lihtsalt see, et midagi on saanud uueks looduks. Just see, et mitte meid ei ole remonditud, mitte meid ei ole kuidagi nagu nii-öelda ära plasterdatud, et nii-öelda keerulised ja rasked asjad võiks kaetud olla, ei, vaid me oleme saanud uueks. Mulle meeldivad mõned teised tõlked sellest samast salmist veel. Laiendatud tõlge näiteks tõlgib selle niimoodi. Seega, kui keegi on poogitud Kristusesse, Messiasse, siis ta on uus looming, täiesti uus loodu. Vana eelmine moraalne ja vaimne seisund on kadunud. Vaata, värske ja uus on tulnud. See on just väga hea fraas, just see sama, et see vana eelmine moraalne ja vaimne seisund on kadunud. See on asi, mis me peame sellisel kombel mõtlema enesest, sest et inimesed, kes on kinni oma minevikus ja mineviku ebaõnnestumistes ja pattudes, sageli nad ei suuda edasi liikuda. Nad on ühe hukkamõistu all, nad on süütunde all pidevalt ja nendel ei ole usujulgust, neil ei ole kindlust, et Jumal võiks neile üldse midagi teha ja nende elus võiks midagi sündida, sest kogu aeg nad mõtlevad selle peale, et ei tea, ega Jumal ei saa mulle seda andeks anda ja neid asju mulle elus korda seada. Ja mul tuleb isegi üks lugu meelde. Kunagi oli üks inimene meie koguduses ja tal oli elus juhtunud selline asi, et abielu oli katki läinud ja tema oli tegelikult isegi osalt mingil kombel selle põhjuste olnud oma vale elustiili ja asjadega. Ja ta oli niisuguse süütunde all selle asja pärast, isegi kristlasena juba veel. Et ta isegi arvas, et ega Jumal teda püha vaimuga ei risti. Ja ta ei olnudki saanud aastaid meie koguduses käies püha vaimuga ristitud. Ja siis ühel päeval ma rääkisin talle sellest just ükses privaatsemas vestluses, et Jumal on sulle selle andeks andnud. Sa oled ju parandanud sellest meet ja me ei saa seda asja täna uuesti tagasi viia selle asja juurde, aga Jumal on sulle andeks andnud ja kui ta sellest aru said, Jumal on talle andeks andnud, ta sai püha vaimuga ristitud. Pärast mitmeid aastaid, kus ta oli ühe süütunde all ja ebakindlus selles suhtes, et kas Jumal üldse tahab talle midagi pakkuda, midagi anda. Ja see on tegelikult väga tõsine asi ja mulle meeldib veel üks tõlge sellest samast salmist 2. Korintlastele 5.17 ja see on Living Bible. Kui keegi saab kristlaseks, saab temast seesmiselt täiesti uus inimene. Ta pole enam endine, uus elu on alanud. Minu meelest see tõlge toob just väga olulise elemendi välja. Ta ütleb just, et see sama seesmiselt täiesti uus inimene. Me oleme vaim, meil on hing ja meil on ihu. See on see, kuidas me võime piiblis vaadata just ka selles järjekorras. Vaim tähendab siis seda sisemist inimest, seda vaimset inimest, kes on meie sees. Nüüd hing tähendab siis meie mõtteid ja meie tundeid ja emotsioone ja ka mälestusi, ja siis ihu on siis see füüsiline, mida me näeme. Aga nüüd ta ütleb just, et seesmiselt oleme täiesti uueks inimeseks saanud. Ja kristlasena me peame olema teadlikud just sellest, mis on meie sees toimunud, mis meie sisemise inimesega on toimunud. Ja mulle meeldib see teine fraas, mis selles tõlkes ütleb ka, ta pole enam endine, uus elu on alanud.
nüüd me kristlasena saame aru, et me peame keskenduma sellele, et me elame uut elu. Me ei ela enam seda sama vana elu, me ei ela ühe läbikukkuja elu, me ei ela ühe patuse inimese elu, vaid me oleme uued loodud, me oleme elamas ühte uut elu. Nüüd üks teine kirjakoht, see on 1. Korintlastele 6:9, räägib just ka erinevatest inimestest, kes elasid nii-öelda valesti ja nii-öelda käitusid valesti. Ta päris karmid sõnad on siin järjest reas ja ütleb siis 1. Korintlastele 6:9, või kas te ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala riiki? Nüüd see põhimõtteliselt räägib tegelikult sellest, et sellised inimesed, kes sellises nii-öelda elustiilis elavad ja praktiseerivad ja ei paranda meelt, siis nad ei saa tegelikult taevasse, nad ei päri Jumala riiki. Ja siin ta ütleb, et ärge eksige hoorajad, ebajumala kummardajad ja abielu rikkujad ja salajased ropud ja poisipilastajad. Nüüd see sõna on siis homoseksualistid tegelikult kaasaegsemas keeles. Ja vargad ja ahned ja joodikud, pilkajad ja anastajad ei päri Jumala riiki. Ja nüüd ta ütleb huvitava olulise asja kogu selle asja juurde. Ja ütleb, ja sellised olid teist mõningad. Aga te olete puhtaks pestud, olete pühitsetud, olete õigeks tehtud Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala vaimus. Nüüd ta loeb ette need erinevad päris süksed väga tõsised asjad, mis me võime nimetada siis ka pattudeks, aga just kui me vaatame, ta räägib tegelikult elustiilist ja räägib just inimestest, kes elasid sellistes asjades ja keda ta ei nimeta lihtsalt, et nad nii-öelda eksisid korra, vaid ta ütleb, et nad elavad ja jätkavad selles elustiilis tegelikult. Ja siis ta ütleb, et sellisest oli teist mõningad. Need vahetevahel ka isegi inimesed, ka isegi kristlased osalevad mingisugustes, ma ei tea, gruppides. Näiteks siis on olemas, ma ei ürita kedagi maha otseselt teha, aga endised alkohoolikud. Nüüd see on väga vale nii-öelda lähtekoht. Kui keegi isegi on olnud alkoholisõltlane, ta on tulnud Jumala juurde käimas koos Jumalaga, ta ei ole enam endine alkohoolik. Tema kohta öeldakse, sellised olid teist mõningad. Ta ei ole enam see. Ta ei ole isegi mitte endine. Ta on uus loodu Kristuses Jeesuses. Ja see ei ole, nagu öeldakse, sõnade üle nokkimine, aga see on arusaamine sellest, et me oleme uued ja see vana on möödunud. Ja siin ta ütleb veel, et me oleme puhtaks pestud. See on väga hea fraas, mis on puhtaks pesemine. See eemaldab kõik mustuse. Ja see on see, mis on toimunud meiega. Ja siis ta ütleb, et olete pühitsetud. Nüüd selle sõna tähendus vahetevahel ei ole kristlastele korralikult nagu selgeks saanud. See räägib tegelikult eraldamisest ja et me oleme eraldud kõigest ebapühast. Ja siis olete õigeks tehtud, see tähendab seda, et me oleme Jumala ees õiged, nagu me ei oleks kunagi üldse pattu teinud. Ja see on see, kus kohas me oleme. Me oleme tõesti uued loodud. Ja see on, mismoodi me peame ennast nägema, enesest mõtlema ja enesest ka rääkima. Mitte selle järgi, mis on meie tunded ja mitte selle järgi, mis on meie mälestused või negatiivsed asjad, mis me kunagi tegime või mismoodi me kunagi elasime. See on muutunud. Ja mitte sellepärast, et me lihtsalt ütleme, vaid kui me saime päästetud, sündisime uuesti, siis see toimuski tegelikult, siis see sai kõik muudetud. Ja Hebra 8:12 ütleb veel, et sest ma olen armuline nende ülekohtustele tegudele ja Jumal ütleb väga selgelt, ega tuleta enam meelde nende patte. Jumal ei tuleta ise meelde ja kui me ei peaks ka tema ette minema nii, et Jumal anna mulle andeks ja Jumal, näed, seal me kogu aeg viitame minevikku rääkides, aga Jumala sõna ütleb, et ta ei tuleta meile meelde, küsib, kuule poiss, millest sa siin räägid, et minu silmis oled sa Jeesuse veres puhtaks pestud ja tegelikult see mõjutab, kuidas inimesed, kas nad saavad oma isegi palve vastuseid või mitte, seepärast, et see minevik kogu aeg segab neid. Amen. Aga sest Piibel ütleb, et Jumal kuuleb õige inimese palvet ja me oleme õigeks tehtud Jeesuse veres, siis meil on ka julgus tema ees, kui me läheme. Me ei lähe Jumala ette nii-öelda mingite vanade patustena meelde tuletame talle kogu aeg või korrutama, mida me oleme teinud või mida me oleks pidanud jätnud tegemata. Ei, me alustame nii-öelda oma elu täiesti uuelt lehelt. See on täiesti uus algus.
Amen. Ja õpetussõnad 18:21 on kuningas Saalomoni läbi öeldud selline tarkuse sõnadega, et surm ja elu on keele võimuses ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja. Mõned inimesed, nad korrutavad pidevalt oma minevikku. Mõned ütlevad, et tead, mul oli väga raske lapsepõlv, et sellepärast ma ei olegi oma elus kuhugi jõudnud, seepärast mul oli väga raske lapsepõlv. Ja nad tegelikult seovad ennast selle mineviku külge kinni. Ometi piibel ütleb, et me oleme lahti ostetud oma esivanemalt päritud patusest elustiilist. See kõik on läbi lõigatud Jumala silmis. See on nii-öelda Jumala sõna mõõk on tulnud ja šuhti, see asi on läbi lõigatud. Me oleme vabaks lastud, köidikutest vabaks lastud, nii et me ei peaks oma suusõnade ja mälestustega tooma oma minevikku pidevalt tagasi. Ja prohvet Jeremia ütles nõnda, et 31. peatükis salm 34, siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda, öeldes tunne Jehovat, sest nad kõik tunnevad mind, nii hästi pisukesed kui suured, ütleb Jehova, sest ma annan andeks nende süü ega tuleta meelde nende patte. Jumala sõna ütleb konkreetselt, et ta annab andeks ja ta ei tuleta meelde. Nii et meie ei peaks ka seda tegema. Üks tähtis asi, mida me uute loodutena peaksime tegema, on see, et me peaksime uuendama oma meelt selles suhtes. Amen. Ja apostel Paulus kirjutab Uue Testamendi usklikele Efeslaste 4. peatükis salm 22, et teil tuleb enesest ära heita endise elu poolest vana inimene. Ütleb, see on otsus, ma võin selle, nagu see pintsak, ma peale seda saadet võtan selle pintsaku seljast ära, panen kappi ja see on nagu vana inimese ära heitmine. Ta ütleb, aga see vana inimene, kui inimesed jäävad selle vana sisse, see hakkab tegema midagi inimeste eludes. Ta ütleb ta, kes ennast hävitab järgides petlikke imusid. Et see vana elustiil ja kui me elame nii meelt uuendamata, püüame selles vanas kinni hoida, Jumala sõna ütleb, et see hakkab hävitama meie elu. Me ei liigu edasi, me oleme takistatud. Aga Jumala sõna ütleb salm 23 ja saada uueks oma meele vaimus, nii et me uuendame oma meelt. Võtame Jumala sõna, vaatame, nagu me just kuulsime, et ta ei tuleta mulle meelde minu üleastumisi, ta ei tuleta mulle meelde minu möödalaskmisi, ma olen andeks saanud. Ja kui me niimoodi suhtume igapäevaselt endasse, tegelikult meie usuelu muutub rõõmsamaks. Ja ta ütleb, et ning riietuge, salm 24, uue inimesega, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse ja pühaduse sisse. Laiendatud tõlge ütleb selles salm 23, et me omaksime mentaalset ja vaikset värsket hoiakut. Nii et see on, mis mõjutab meie mõttemaailma, meie suhtumist, meie hoiakuid, et see oleks värske. Jumal on andnud selle. See ei ole midagi, mida me toome vanast elust kaasa, kui me tuleme Jumala juurde, vaid see on täiesti värske, täiesti uus. Nagu kevadel nüüd varsti me näeme, et puudel on taas lehed. Need ei ole eelmise aasta lehed seal küljes. Et vahepeal läksid pruuniks ja nüüd vaata, näed, nüüd on uuesti roheliseks läinud. Ei ole, need vanad lehed kukkusid sügisel maha. No osad nendest on kõdunenud ja nüüd, kui kevad tuleb, selle sama puu külge tulevad täiesti uued lehed. Ja meie elu on ka samamoodi, me hakkame tootma täiesti uut elu. Ja kui me usume seda, see käivitub kõik usu läbi. Laul 103, kuningas Taabet ütles salm 12, et nii kaugele kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. Taabetel oli samamoodi asju, mida ta pidi selja taha jätma. Seal olid ka eksimused, aga ometi Jumala sõna ütleb tema kohta, et ma olen leidnud mehe, kes on minule südame lähedane mees. Ja ta pidi sellega hakkama saama. Ta pidi jätma selja taha ja ta pidi oma meelt uuendama, et Jumal, ma tulen sinu ligi, et anna mulle andeks, ta parandas meelt ja ta astus Jumala ligi ja peale isegi mööda laskmisi asjad said taastatud ja lähedane suhe Jumalaga sai taastatud. Jumala sõna ütleb kell Miika 7:18. Kes on Jumal nagu sina, kes annab andeks süü ja läheb mööda oma pärisosa jäägi üleastumistest, kes ei pea viha mitte igavesti, vaid armastab osadust, kes alastab jälle meie peale, pesab ära meie süüteod, sina heidad kõik meie patud mere sügavustesse. Nii et ära mine kalastab, võta oma sellist nähtamatut spinningut kaasa ja
viskad sinna sisse ja siis kerid jälle sealt mõne mineviku mööda laskmise välja, vaid jäta need sinna, sest Jumal on need sinna jätnud ja meist väga eemale need heitnud. Amen. Nüüd, see on üks väga oluline asi tegelikult. Kuidas me käitume oma minevikuga. Sest et üks huvitav mõte ka selle seoses, me ei saa muuta oma minevikku. See on juba olnud. Aga me saame, nagu öeldakse, mõjutada seda, missugune saab tulevikku. Absoluutselt. Ja me ei peaks, nagu öeldakse, laskma sellel mineviku negatiivsetel asjadel mõjutada meie tulevikku. Ja nüüd mulle meeldib Filiplastele 3. peatüki 12. salm, kus Paulus räägib midagi väga olulist. Ütleb niimoodi, ei mitte, et ma selle juba oleksin kätte saanud või oleksin juba täiuslik, vaid ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus mind on kätte saanud. Vennad, mina ei arva seda juba kätte saanud olevat. Ent üht ma ütlen, ma unustan ära, mis on taga ja sirutun sinna poole, mis on ees. Ma pürin seatud eesmärgi poole taevase kutsumise võidu hinna poole Kristuses Jeesuses. Nüüd Paulus räägib siin sellest, et ta igatseb Jeesuse järgi tegelikult. Ta igatseb, nagu oleks kätte saada seda, milleks Jumal tema kätte on saanud. Tegelikult me võime aru saada, et see on just ka see Jumala plaan, Jumala eesmärgid ja samas ka seesama Jumala tundmine. Aga nüüd kui ta isegi ei ole seda veel kõike kätte, ta ei ole selles kõiges käivas, selles täiuses, siis üks asi, mis ta teeb, ta ütleb, et ent üht ma ütlen. Mulle meeldib see fraas, see on väga oluline tegelikult just, et me räägime seda teadlikult välja. Et ma ütlen seda, ma unustan ära. Nüüd vahetevahel inimesed ütlevad, ma ei saa neid asju ära unustada. Jumala sõna ütleb teistmoodi. Paulus ütleb, et mina saan unustada. Nüüd tal oli ka, nagu öeldakse, tal oli piisavalt palju, mida unustada. Ta oli see, kes oli kiusanud taga kristlasi, oli olnud isiklikult see, kes korraldab isegi nende tapmisi. Selles mõttes, et nende kividega surnuks viskamisi. Ja me võime tegelikult suhteliselt kindel olla, et ta oli ka Stefanose surnuks viskamise juures. Ja nüüd tal on vaja need asjad, nagu öeldakse, unustada. Teada, et Jumal on andnud need asjad talle andeks. Ja ta ütlebki väga selgelt, ma unustan ära. Ma unustan ära selle, mis on taga. Ma unustan ära selle, mis on selja taga. Ja see on sama just, et me otsustame välja rääkida. Nüüd, tänapäeval psühholoogia teeb ühe väga tõsise vea, kui me räägime just inimeste minevikuga ja nende ebaõnnestumiste ja negatiivsete kogemustega, mis neil on elus olnud. Ja on see, et nad just räägivad neid uuesti välja. Et nad nii-öelda, mõni ütleb, et siis sa saad selle välja räägitud, siis see tuleb sinust välja ja siis sa saad sellest vabaks ja tegelikult on see vale. Sest et tegelikult asju, mis me välja räägime, on need, mis me hoopis enesesse kinnistame. Täpselt nii. Ja sageli me isegi korjame asjad üles, mis on jäänud juba kunagi meie minevikku. Ja meie elus võib olla olnud mingisugune negatiivne kogemus või negatiivne asi. Ja nüüd see psühholoog ütleb, sa pead sellest ikka veel uuesti rääkima, selle välja rääkima ja uuesti seda. Ja tegelikult sageli inimene korjab selle taas ülesse. Mäletan ühe inimesega isegi rääkides, kristlasega, kes oli kokku puutunud just sellise psühholoogiliste arusaamadega, millest tänapäeval psühholoogia räägib. Ja tal kunagi aastaid tagasi tema isa oli lahkunud, surnud ja siis nagu öeldakse, see psühholoog justkui väitis või avastas, et ta pole nagu piisavalt ikka sellest rääkinud ja sellest leinanud, sellest negatiivsest kogemusest ja asjast. Ja siis ta hakkas sellest ka rääkima selle psühholoogi juures ja siis juhtus. Ta hakkas uuesti selle asja pärast nutma, uuesti selle pärast, nagu ta tuli tema üle kurvastus. Nüüd see ei ole midagi sellist, mida Jumal on plaaninud, me peaksime selle asja uuesti jälle läbi elama ja uuesti kurvastama selle asja pärast. On asjad, mida me ei saa muuta, mis on tänasel päeval nii nagu on ja kui inimene on lahkunud ja kui ta on issanda juures, siis on ju tegelikult asjad väga hästi tegelikult. Ja selles mõttes me ei pea seda hakkama uuesti rääkima, me ei pea hakkama uuesti seda kõike läbi elama ja nii-öelda olema selles ahastuses või depressioonis selle pärast, vaid see ongi sama otsus. Ma otsustan unustada selle ära. Otsustan välja rääkida seda, et ma unustan selle ära. Ja mismoodi me tegelikult asju unustame? Me oleme oma elus asju unustanud küll. Näiteks
ütleme, ma ise ka, ütleme, vahest juhtub seda, lähen poodi ja naine annab kaasa nii-öelda asjade nimekirja ja isegi võib-olla, kui selle kirjutad üles ja ta ütleb, et kuule, too seda ja siis kuidagi, aga see asi ununes ikka ära. Miks pärast sageli? See on sellepärast, et kui ma oleks mõelnud selle peale ja pööranud oma tähelepanu sellele konkreetsetele asjadele, siis see ei oleks unustunud ära. Või ka isegi ma oleks kirja pannud selle enda jaoks need asjad siis või kuskile tänapäeval siis digitaalselt mobiili võib-olla kirjutanud selle nimekirja nendest asjadest, mis tuleks osta, siis ma ei oleks neid asju unustanud. See on sama just, et me unustame või ei unusta asju just, kui me pöörame neile tähelepanu. Me nii-öelda ka kordame neid asju üle. Kui me oleme kunagi näiteks võib-olla luuletust pähe õppinud või taolist, siis mismoodi see käib? See on see sama, et me loeme seda uuesti, mis tähendab, pöörame selle tähelepanu ja kordame seda kõvasti ja see ongi viis, kuidas me asju meeles peame. Nüüd unustamine käib just täpselt vastupidi. On see, et me otsustame mitte sellele pöörata tähelepanu ja mitte seda uuesti rääkida. See on üks väga oluline asi tegelikult ja Paulus annab meile selle nii-öelda arusaama ja nii-öelda ühe selge nii-öelda suhtumise. Ja meil on üks teine Vanatestamendi kirjakoht, kus on 1. Moosese 41 ja Salmis 51 räägitakse Joosepist. Nüüd kui me oleme kursis ja lugenud Vanas Testamendis Joosepi elulugu, siis see ei olnud eriti lihtne tegelikult. Ta juba väikse noormehena müüakse orjaks, oma vennad käituvad temaga tegelikult, võiks öelda, väga nahaalselt, väga räigelt, lihtsalt teevad temast nii-öelda ühe kellegi, kes saab lihtsalt raha. Ja siis nagu öeldakse, ta on orjana tegutsemas ja siis ta on edasi minemas ja siis seal on erinevad situatsioonid, kus ta seal Potifari kojas on siis asju korraldamas ja siis Potifari naine valetab tema kohta ja me näeme edasi asju, kuidas ta jõuab vanglasse, aga Jumal ikkagi hoolitseb tema eest. Ja nüüd ta on jõudnud oma elus sükestesse kohtadesse, kus ta on abiellunud ja tal on lapsed ja kõik need asjad on tegelikult juba möödus ja ta on tegelikult vägagi olulise koha peal. Ta on tegelikult juhtimas tolleaegselt siis maailma kõige võimukamat ja kõige nii-öelda ka suuremat riiki. Ta on küll teise mehena, aga tegelikult kogu see asi on tema meelevallas ja käsutuses. Ja nüüd ta on selles kohas ja siis ta ütleb väga huvitavalt salmis siis 51. Ja Joosep pani esmasündilune nimeks Manasse, sest ta ütles, Jumal on mind lasknud unustada kõik mu vaeva ja kogu mu isa koja. Nüüd me näeme, et ta paneb nagu enda jaoks ühe punkti paika sellega. Seesama, et nagu kui see laps talle sündis, ta paneb talle isegi nime, millel on väga selge tähendus ja see rääkis tema jaoks seda, et ma olen saanud unustada. Ja ütleb, et Jumal on lasknud mul unustada kõik selle. Et me saame aru seda, et need asjad olid tema jaoks, ta nimetab seda vaevaks. Need ei olnud lihtsad asjad, need ei olnud kerged asjad, mis tema elus oli olnud, millest ta oli läbi läinud, aga ütles, et Jumal on lasknud mind unustada. Nüüd, kui Jumal lasi temal unustada, siis ka laseb meil unustada. Et see on väga oluline, et me sellisel kombel mõtleme ja vahest meil on vaja ka enda jaoks see punkt paika panna. Ma otsustan unustada. Ja Jesaja 43:18 läheb see sama mõte edasi, et ütleb, et ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen hoopis uut, see juba tärkab, kas te ei märka ja ma teen kõrbegi tee ja tühjale maale jõed. Üks huvitav asi on õnnistus, mille Jumal on meile andnud, on tegelikult, ta on andnud meile püha vaimu. Johannese 16. peatükis Jeesus ütles, et tema räägib või näitab meile tulevasi asju. Ja kui me tegelikult oleme usurahvana käime koos Jumalaga, siis see on midagi, mida Jumal kogu aeg teeb meile. Ta näitab meile asju, mis on ees. Ta valmistab meid asjade jaoks, mis on tulemas. Et me oleksime valmis, et asjad ei tuleks meile ootamatult. Isegi head asjad, vahel on head asjad inimestele elus, nii-öelda Jumal on need valmis pannud sinna, aga nad ei ole valmis selle jaoks. Nad ei ole valmis ja nad ei astu nendest võimaluste ustest sisse siis. Aga Jumal tahab, et me mõtleksime sellisel viisil, et seal on midagi tulemas ja
keskenduksime asjade peale, mis on hoopis tulemas. Et näiteks inimene, kes hakkab käima võib-olla jõusaalis, siis ta ei mõtle enam selle peale, et kus ma olin ülekaalus ja ta ei mõtle selle peale, küll ma sõin valesti või küll ma tegin midagi valesti. Ta mõtleb selle peale, mida ma nüüd saan paremini teha. Ta muudab oma toitumiskava, ta muudab oma harjumused, oma elustiili täielikult, et ta paneb kogu tähelepanu selle uue asja peale ja ta ei tuleta meelde seda vana. Ja Jumala sõna ütleb meil tegelikult sarnaselt käituda. Luuka 9, Jeesus ütles 62 salm, aga Jeesus ütles temale, ta siis räägib ühele inimesele, kes ütles, et Jeesus, et ma tahan järgida sind. Ja Jeesus ütleb, ükski, kes paneb oma käe adra külge ja vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Nii et ka Jeesus ütles seda, inimene, kes pidevalt vaatab, see on nagu autoga, sa tahad sõita, aga kogu aeg vaatad sinna taha, vaatab peeglisse. Et või kes mul järgi sõidab või kes mu kõrval on või nagu pidevalt on pilk seal. Ilmselgelt me ei saa korrektselt liigelda, eriti kui meil on hoog autol suur, kiirus on suur, siis me võime tegelikult isegi libastuda kui vea teha, sellepärast et meie tähelepanu ei ole ettepoole suunatud, vaid vaatab pidevalt tagasi. Nii et ka Jeesus on andnud selle näite. Ma mäletan kunagi noore poisina, siis kui isa haris ühte maalappi, siis meil oli selline ader, et üks meist pidi ees vedama ja teine pidi siis seda vagu sisse tõmbama. No isa algul mõtles, et ta on tugevam mees, et ta veab ise ja vedas, aga mina siis, ma ei tea, võtsin selle adra enda kätte ja küll ma vaatasin vasakule, vahepeal paremale ja 2 vagu oli sisse tõmmatud, siis isa vaatas seda, ai, poiss, need on nii kõverad. Ükski taim ei hakka sirgelt siin kasvama, et kuule, nüüd teeme ikka niimoodi, et sina oled meil hobuse eest ja mina hakkan vedama. Sellepärast, et ta teadis täpselt, oli siht õige nurga all ja need vaad tulid siis sirgelt, et miks ma tegin need kõverad, sest mu tähelepanu oli igal pool mujal. Vaatasin küll vasakule, vaatasin taha vahepeal, ei polnud tähelepanu selle peal, et hoida seda atra siis käes. Ja Jeesus ütles ka, et me peaksime nii-öelda hoidma sellest adrast sellised kinni, et me vaatame ettepoole. Miks ta valis just adra? Ja see ongi selline kündmine ja sa vaatad seda suunda. Ja 154:1 ütleb veel, hõiska, siigimatu, kes pole sünnitanud, rõkate rõõmust ja ilutse, kes pole olnud lapse vaevas. Sest vallalisel saab olema rohkem lapsi kui abielu naisel, ütleb Jehoval. Tee avaraks oma telgipaik ja su elamute vaipu venitataku. Ära ole kokkuhoidlik, pikenda oma telginööre ja kinnita vaiu. Sest sa levid paremale ja vasakule, su järglased vallutavad rahvaid ja asustavad tühje linnu. Ära karda, sest sul ei ole vaja häbeneda ja ära tunne piinlikkust, sest sa ei jää häbisse. Ja nüüd ta ütleb midagi huvitavat. Vaid unusta oma noore ja häbi ja ära meenuta enam oma lapsepõlve teotust, sest sinu looja su mees, vägede Jehova, tema nimi, sinu lunastaja on Iisraeli püha, teda nimetatakse kogu maailma Jumalaks. Ja me näeme, et Jumala sõna ütleb siin selgelt, et vaid unusta oma noore ja häbi ja ära meenuta enam oma lesepõlve teotust. Nii et Jumala sõna ütleb, et ära meenuta seda, sest ta on uusi asju tegemas ja seal eespool ütles, ta venitab, ta suurendab, ta rohkendab ja nagu me alguses ka mainisime, on see, et need on asjad, mis nii-öelda viivad meid välja Jumala plaanist, kui me jääme meenutama neid vanu asju. Amen. Üks mõte veel, mis ütleb 1. Korintlastele 13. peatükk ja 5. salm. Ta ütleb, rääkides Jumala armastusest, et Jumala armastus ei pea meeles paha. Ja see on üks väga oluline suhtumine, mis meil kristlastena peaks olema. Inimesed võivad teha vahest meile paha, käituda meiega halvasti, aga kui meil on Jumala armastus meie sisse pandud, siis me otsustame, et me ei pea meeles paha. Ja Lainut tõlgib selle fraasi veel niimoodi, ta ei pea meeles kurja, mis talle on tehtud, ega pööra tähelepanu kannatud kurjale. See on just sama, ei pea meeles ja ei pööra tähelepanu. Ja see on ka üks asi, mis ma tahan ühele südame peale panna, et me peaksime olema ka teadlikult sellisel suhtumisega, et me ei pea meeles paha. Mismoodi? Mitte sellele tähelepanu pöörates, mitte seda uuesti korrutades. Ja sellisel viisil me võime unustada ära selle, mis on taga.